Tere! Täna hakkame koos uurima ühte väga-väga tähtsat asja. Me räägime sellest, mis asi on riik. See on suur ja põnev teema, nii et hakkame kohe pihta. Ai, vaata kui palju lippe. Nii palju värve. Iga lipp, see on nagu ühe riigi märk. Ja tead, maailmas on riike väga-väga palju. Peaaegu 200. See on umbes sama palju kui näiteks ühel pikal tänaval on maju. Iga maja on erinev, iga riik on ka erinev. Nii, et me selles paremini aru saaksime, mõtleme ühest asjast. Kujuta ette, et riik on nagu üks hiigelsuur kodu. Jah, täpselt nii, meie kõigi ühine kodu. Okei, meie suures kodus, riigis, on ka nagu erinevad toad või osad. Täpselt nagu sinu kodus on köök, elutuba ja sinu enda tuba. Nüüd vaatamegi, mis on riigi 3 kõige olulisemat osa. Lähme uurime. Nii, esimene osa. See on maa-ala. See on lihtsalt maa. See ongi see maatükk, kus meie kodu, meie riik asub. Ja sellel maal on ümber piirid. Mõtle, nagu sinu maja ümber on aed, see aed näitab, kus on sinu aed ja kust algab naabriaed. Riigi piirid on täpselt samasugused. Ja vaata siia, see on meie kodukaart. See on Eesti. Kogu see roheline maa, mida sa näed, ongi meie maa-ala. See ongi meie suur kodu. Nüüd üks ülesanne sulle. Vaata seda kaarti hästi tähelepanelikult. Igal riigil on üks kõige tähtsam linn. Seda kutsutakse pealinnaks. Meie pealinn on Tallinn. Kas sa näed kaardi peal Tallinna? Ma aitan natuke. See on märgitud sellise punase täpikesega. Ahah, näed? Just seal. Tubli. Kas sul on meeles, me just rääkisime piiridest? Et piir on nagu aed maja ümber. Siin pildil on üks päris Eesti piir. See on Narva jõgi. Ühel pool jõge on Eesti, meie kodu. Ja teisel pool jõge on juba teine riik, meie naaber Venemaa. See jõgi ongi nagu aed meie ja naabri vahel. Nüüd teine tähtis osa. Selle nimi on avalik võim. See kõlab natuke keeruliselt, eks? Aga ära muretse, see on tegelikult väga lihtne. Avalik võim, see on lihtsalt teine nimi meie kodureeglitele. Mõtle, ka sinu kodus on ju reeglid, on ju? Näiteks, et tuba tuleb korras hoida. Riigis on ka reeglid, et meil kõigil oleks siin turvaline ja hea olla. Ja kes siis vaatad, et kõik nendest reeglitest kinni peaksid? No näiteks politsei. Sa oled ju näinud politseiautot. Politseinikud ongi need, kes aitavad korda hoida ja kaitsevad meid. Nemad ongi osa sellest avalikust võimust. Nad aitavad meil reegleid järgida. Ja nüüd 3. osa. Ja see on võib-olla kõige tähtsam üldse. Need oleme meie ise, kodanikud. Kes on kodanikud? No, see on ju lihtne. Kodanikud on kõik inimesed, kes siin meie suures kodus elavad. Nii nagu sinu peres elavad inimesed. See oled sina ja mina ja sinu sõbrad. Meie kõik olemegi kodanikud. Väga hea. Nüüd me teame, mis on riigi 3 osa. Aga kuidas me sellest suure kodu eest hoolitseme? Kust tuleb raha, et ehitada teid ja koole? Selleks on meil ühine rahakott. Kuidas see ühine rahakott töötab? Mõtleme jälle pere peale. Kui ema ja isa saavad palka, siis nad panevad osa rahast kõrvale, et maksta arvete eest ja osta toitu, on ju? Riigis on samamoodi. Kõik täiskasvanud inimesed, kõik kodanikud, kes tööl käivad, annavad väikese osa oma palgast riigi ühisesse rahakotti. Ja seda väikest osa rahast nimetataksegi maksudeks. Ja mis siis selle suure hulga rahaga peale hakatakse? Vaatame seda pilti siin, see näitab meile täpselt. Kõigepealt, number 1, inimesed maksavad makse. Siis, number 2, kogu see raha läheb riigis suurde ühise rahakotti. Ja siis number 3, riik võtab sealt rahakotist raha ja teeb sellest väga palju häid asju. Näiteks ehitab teid, et saaksime autoga sõita, remontib koole, et meil oleks soe ja valge õppida. Ja mis veel väga tähtis, sellest rahast maksatakse palka sinu õpetajale, arstile, kes sind aitab, kui oled haige, ja päästjatele, kes tulevad tulekahju kustutama. Näed, sellepärast ongi maksud nii vajalikud. Hästi, nüüd räägime millestki väga ilusast. Mõtle oma kodu peale. Kas teil on seinal perepilte või mõni eriline asi, mis on ainult teie pere oma? Kindlasti on. Ka meie suurel kodul, Eestil, on oma erilised märgid ja neid märke kutsutakse sümboliteks. See siin on meie kõige tähtsam märk, Eesti lipp. Vaata neid värve, sinine, must ja valge. Igal värvil on oma tähendus. Sinine, see on meie taivas. Must, see on meie kodumaa must muld, kus kasvab vili. Ja valge, see on nagu puhas valge lumi talvel või lootus, et kõik läheb hästi. On ju ilus lipp?
ja see siin on Eesti vapp. See on ka väga tähtis märk. Vaata, mis loomad siin peal on. Need on lõvid ja neid on lausa 3 tükki. Lõvi on ju julguse ja tugevuse sümbol, eks? Nii et need 3 lõvi näitavadki, kui julge ja tugev on meie kodu, Eesti. Kas teadsid, et meil on ka oma lind? Jah, päriselt. See on meie rahvuslind ja tema nimi on suitsupääsuke. See on üks väga armas ja töökas lind. Ta lendab kevadel meile külla ja ehitab oma pesa just inimeste kodude lähedale. Öeldakse, et ta toob õnne majja. Ja meil on ka oma lill. Meie rahvuslill on rukkilill. Kas sa oled suvel põllu peal selliseid ilusaid siniseid lilli näinud? Need kasvavad tihti seal, kus kasvab ka rukkis. Ja rukkis tehakse ju meie oma Eesti musta leiba. Nii et see lill on meile väga tähtis. Nii, võtame nüüd kõik kokku. Mõtleme, meil on oma maa-ala. Meil on reeglid, et kõik hästi oleks. Meil on inimesed, ehk siis meie ise, kodanikud. Meil on ühine rahakott ja meil on oma ilusad sümbolid, nagu lipp ja lill. Ja kui me kõik need asjad kokku paneme, mis me saame? Me saamegi oma kodu, Eesti riigi. Ja nüüd päris lõpetuseks üks küsimus sulle. Mõtle natuke. Kuidas sina saad meie ühist kodu, Eestit, aidata? Mida sina saad teha, et siin oleks veel parem elada? Võib-olla hoiad oma kooli juures looduse puhtana või oled sõbra vastu hea? Iga väike hea tegu on suur abi. Aitäh sulle, et sa täna nii ilusti kuulasid ja kaasa mõtlesid.